Tervist veel kord. Minu käest on täna küsitud, et inimesed saadavad siin volikirju homme Tartu Hoiu-laenuühistu võlausaldajate üldkoosolekul esindamiseks ja on küsitud, et mis on saanud sellest 28. aprilli üldkoosoleku vaidlustamisest, mille vaidlustas siis seda 0,1 või 2% esindav pisuke, kes selle siis kõvasti ka raha võtab liikmete käest, nende õnnetukeste käest. Et mis on sellest saanud kohtulikult, et see nagu kohtus vaidlustati ja hagi tagamise korras määrati kohtu poolt mingid suvakad nõukogusse, kellel demokraatlikku liikmete toetust ei olnud. Ja see nõukogu omakorda määras mingid suvakad siis juhatusse. No mis sellest saanud on? Sellest on nii palju saanud, et Elle Roos nõukogu liikmena tegi siis vaide, määruskaebuse kohtu selle otsuse peale. Muide, hagi me ei ole siiamaani näinud. Hagi, kus oleks kirjas, et mis osas siis üldkoosolek ei vastanud nõuetele. Mis ongi väga pretsedenditu, et me oleme näinud ainult hagi tagamist, hagi tagamise määrust, millega meid maha võeti ja millega pandi kohtu poolt uus nõukogu ja see valis siis uue juhatuse. Ja selle hagi tagamisel oli võimalik siis määruskaebus esitada, muide mitte mul ega seal Urmas Heinsaarel, Rein Kohil, Reivo Puksil ega Elle Roosil, vaid Tartu Hoiu-laenuühistu juhatusel, sellel samal juhatusel, kelle see kohtu määratud nõukogu ametisse pani, ehk et kohus sisuliselt vaidleb iseendaga või on organid määranud, mis hakkavad siis omavahel kohut pidama ja loomulikult ega nad siis üksteisele ju vastu ei vaidle, et teevad niimoodi ikka nagu kohus ütleb. Et jah, Elle Roos tegi määruskaebuse, kohus selle peale küsis, et andis vastaspoolele ehk siis Erki Pisukesele aega vastata, et kas üldse Elle Roosi kolmanda isikuna võtta sinna määruskaebust esitama. Siis tuli pankrot peale, Erki Pisuk ei ole ka midagi vastanud sellele asjale, ma ei tea, kas ta seaduse järgi peab vastama ja pea, kas need kohtuasjad on nagu peatatud. Nii et see asi ongi ära sumbunud, et sisuliselt ma tahaksin öelda nendele, kes ütlevad, et süvariiki ei ole olemas, et kui süvariiki ei ole olemas, siis teine asi peab olema see, et keegi peab omaks võtma, et ta on lihtsalt idioot või et see on idiokraatia, seesama film Idiokraatia, et niimoodi käivad asjad. Et siin kaks varianti saavadki olla, et on kas lollid või on lurjused. Nii et jah, nii palju sellest siis saanud on ja miks ma seda räägin tänase võlausaldajate üldkoosoleku eelõhtul on siis see, et sellele kohtu määratud nõukogu poolt valitud libajuhatusele kohus andis siis juuni alguses 15. juunini aega vastata, et kas Tartu Hoiu-laenuühistu on püsivalt maksejõuetu või ei ole. Ja loomulikult, kuna see seltskond kohtu abiga pääses võimule, kes pankrotti tahtis ja kes nüüd tahavad saada siis pankroti toimkonda, et hakata vaatama, kuidas siis neid oksjoneid hästi korraldada, ma ei tea siis kellele hästi, kas liikmetele või mõnele seltskonnale, ehk seda näitab aeg. Mina muidugi loodan, et liikmete hääletate maha need pankroti toimkonna moodustamised, ikkagi liikmed alati hakkavad ise koos käima ja otsustama üldkoosolekuna kõiki neid pankrotiprotsessi asju. Aga jah, et kohus andis 15. juunini, see tähtaeg on nüüd möödas, aega siis arvamust avaldada. Mis arvamust nad avaldasid? Et avaldasidki niimoodi seda arvamust, et selle tulemusena Tartu Hoiu-laenuühistule pankroti määrus tehti ja loomulikult see juhatus seda vaidlustama ei hakka. Nii et tegelikult on siin asi niimoodi, et kohus ise määras Tartu Hoiu-laenuühistule juhtkonna ja väevõimuga tekitas siis selle olukorra, kus Tartu Hoiu-laenuühistu ei ütlenud i-d-ega-d pankroti vastu, vaid tõstis kuulekat pulti ja ütles, et ai, söör, me oleme pankrotis. Aga liikmed, meil on ikkagi jõud ja me peame seda kasutama mõistlikult. Nii et praegu tuleb pankrotiprotsessis alustada tervendamisega, tuleb selle poolt hääletada ja pankroti toimkonda valida ei tohi.